Tere, mina olen Margit ja ma olen kodulooja. Ja täna tuleb jälle selline pigem aiakeskne video. Siin 20. mail ma olen filminud, kuidas ma sorteerisin oma kõrvitsaliste seemneid, et mida panna maha, mida mitte. Aja jooksul on neid palju kogunenud, osad on ka juba natukene aegumistähtaja ületanud, aga siiski tasub proovimist. See ongi põhimõtteliselt see valik, mida ma siis välja valisin. Ja siin on juba nädal aega hiljem ja tulid peaaegu kõik üles, on vist ainult üks seeme idanenud, et tasub ikkagi proovida neid aegunud seemneid ka. Et päris palju neid kõrvitsa liike erinevaid, nii väikseid kui suuri ja patissone ja suvikõrvitsaid ja melonit ja arbuusi ja mida kõike ma pojaga koos külvasime. Siin on siis minu kõrvitsa peenar, et siin on väga vana komposti hunnik, kus aastaid on komposti kogutud ja ma panin siia lihtsalt natukene mulda peale. Siia alla ma tõin veel ka eelmine aasta hästi palju lehekõdu ja siis mulda peale ja kõrvitsad on nüüdseks juba istutatud. Ja kuna mul on hästi palju nõgeseid seal ühe põõsa all, siis ma mõtlesin, et ma rohin, aga ma ei raatsinud neid nagu ära visata. Ja ma olen ikka aeg-ajalt teinud seda nõgese leotist, mida saab ju nii mitmes kohas kasutada. Ja ma panin vaba käega ka seda aroomavat madaret ja naati sinna sisse, sest ka need on väga kasulikud igat pidi ja annab ka samamoodi jõudu ja rammu ka teistele taimedele. Nõgese leotist olen ma nüüd juba vist, see on juba paar nädalat on ta mul juba seisnud ja ma olen teda juba kasutanud. Ja mul oli seda ka aias vaja, aga hiljem sellest rohkem. Ka herned on mul ilusti üles tulnud ja idanevusprotsess on väga suur, ma vist ka näitasin ühes vlogis juba. Ja mõtlesin, et ma teen neile ka siis mingid toed valmis, sest nad kasvavad ka päris kiiresti ja pärast on väga tüütu neid panna, et tuleb ikkagi panna algstaadiumis. Ja kuna mul oli veel neid erinevaid liiste, ma vist tegin nendest liistudest ka kurgitoed ja ühe lilletoe, ja neid jäi ikka veel järgi, siis ma kasutan neid ka herneste tugedeks. Ja siis mul oli tellitud kunagi ammu ühed konksud, mida ma sain nüüd täpselt ära kasutada. Ma puurisin augud ette, kruvisin konksud sisse ja niisama lihtne oligi neid hernekeppe teha nii-öelda. Ma olen varasemalt teinud ka herne tugesid lihtsalt kuivanud okstest ja pandud neid lihtsalt risti-rästi. Aga ma mõtlesin, et ma seekord proovin natuke teistmoodi ja vaatame siis, milline lahendus töötab paremini, et jääks järgmine aasta jälle paremini teha või teistmoodi teha, aga siis aastad ei ole vennad ja tuleb ju vahepeal teha ka nii, nagu tuju on ja ei pea alati tegema nii, nagu peab, võib ju teha nii, nagu tahad. Hernes on väga ilus. Panin see aasta enamasti suhkruhernes, sest seda ma saan ka koos kaunaga süüa ja panni peal siis teha. Siin peenra otsas on mul veel varajane kartul, mis on päris ilus. Ja see on jumikas, mis juba õitseb. Näeb välja nagu rukkilill, aga on selline püsik taim. Ja karusmarjad on juba päris suured ja ma vaatasin ka, et teised marjad on juba päris suured. Siin on kuslapuud, söödavad kuslapuud sinised ja ka nendel on mul kahjurid. Tegelikult hakkasid mul kahjurid hoopis jasmiini põõsast, kuhu tulid siis nii-öelda kirbulaadsed kodanikud sisse ja nad tulid ikka nii korralikult, et puu oli nagu täiesti nagu täppe täis. Siin üks tegelane töötab vist nendega. Ja siis nad läksid lumepalli põõsasse. See on samamoodi oli väga nagu kriitilises olukorras vahepeal. Aga siis ma leidsin aianduspoest ühe
pritsi, millega ma neid siin olen juba paar korda pritsinud ja see natuke nagu on tagasi tõmmanud. Alguses olid ikka sellised väga jubedad mustad tegelased seal. Ma ei tea, miks linnud neid ei söö. Siis ma mõtlesin, et ma pritsin neid ka lihtsalt, no see on minu see jasmiin, mis on nagu, ma kardan, et ta seast ei õitsegi, ma ei tea, ma olen nagu natukene, ta on nagu väga nukker, ta on nagu lehed kõik on krussis ja need noored võrsed olid kõik musti täppe täis. Aga noh, ma paar korda näen, mis näppudel on peal need roomavad elukad. Et ma paar korda pritsisin selle vahendiga, mille ma leidsin Bauhofis, selline nagu looduslik, mida võib ka söödavatele taimedele pritsida. Ja loodame siis, et töötab. Mulle meeldib alati aias jätta, aga piimanõgeseid ja muid selliseid umbrohulaadseid taimi, mis õitsevad väga hästi ja meeldivad putukatele. See siin on Himaalaja jalgleht. Temal on ka kevadel ilusad õied, aga ta õitseb hästi kiiresti. Aga hiljem jällegi pakub meile söödavat vilja, mis on selline erkpunane nagu suur sidrun, aga selline neutraalse maitsega. Siin on liivakasti ümber, ma näitan uuendust, mida ma olen vahepeal teinud põnnidele. Neile väga meeldis, mängisid sellist nagu keksu ja sellist muid mänge siin, nende pakkude peal hüppamisi ja lastele neile meeldis väga. Ja teine uuendus on veel see, et ma leidsin ühe aialaua, et mul oligi vaja ühte sellist diivani kõrvale ühte lauda ja see on selline kokkupandav. Ta oli tumepruuni värvi ja mul oli väike pera natukene valget värvi järgi, nii et ma enamuses sain ta üle värvida, aga natukene jalgade alt ja niimoodi jäi värvimata, et ma teinekord pean siis lõpetama. Aga ta sobib nii ilusti sinna aeda ja see ilus punane lill seal peal andis ka mõnusat aktsenti. Ja minu tuunekured väga aktiivselt istuvad korstna otsas kogu aeg ja laksutavad nokka. Sirelid nüüd siis õitsevad ja tegelikult on juba ühed sirelid õitsenud, see on nagu uskumatu, kui kiiresti nad seast õitsesid. See tume lilla on minu absoluutne lemmik, see on nii kaunis, väga omapärane värv, selline teatud valguses ja teatud nagu olekus on ta nagu selline hästi-hästi tume. Siis on mul ka tavalist sellist lihtõielist, sellist heledamat lillat ja siis on selline hästi hele lilla, mis on nagu täidisõielise moodi rohkem nagu teistmoodi õiega, aga hästi armsad sellised pehmed puhmad. Ja nüüd ma näitan natukene oma eelmise nädalavahetuse tripist. Sellest tripist tuleb mul üks teine video veel, kus ma käisin siis Ida-Virumaal. Ma käisin seal tööl pildistamas, aga sõbrannaga tegime ka ühe treti mõisa lille aiendisse, mis asub Oonurmel. Ja mina ei olnud seal varem käinud ja no tema tundis seda perenaist seal väga hästi. Ja no milline vaade, eks, ma ei olnud ammu nii palju lilli korraga koos näinud ja mul hakkas natukene pea ringi käima. Ma olin nagu nii hämmingus, ma ei osanud midagi valida. See lõhn oli seal imehea, need värvid olid nii mõnusalt kirjud, ja seal oli ka aedvilju, siin on kurki ja veel oli seal maitsetaimi ja erinevaid. Siin on näiteks väga hea mõte panna selline ühte potti, nagu siin on nagu tipigaste pott, kus on siis, ja siin on pitsapott, kus on siis pune ja oregano ja seal oli roosmariin ja salvei ja neid ma seal mõne potti endale koju ka haarasin. Ja lilli ma ei osanud tükk aega midagi võtta, aga siis ma ikkagi rahunesin ja mõned potid koju kaasa võtsin, sest tõesti, kui sa sinna esmakordselt lähed, siis natukene hakkab pea ringi käima. Uurisin perenaise käest ka, ta ütles, et neil on seal üle 200 vist erineva liigi või sordi kokku, koos erinevate värvivariatsioonidega. Et see on ikkagi väga suur valik. Selliseid suuri kasvuhooneid oli seal 4 tükki, kui ma õieti mäletan. Ja need olid kõik lilli täis. Et siis kujuta ette, kui selline mega kasvuhoone on otsast otsani lilli täis, siis peab ikka palju erinevaid olema. Ja neil on ka nii äge auto, millega nad käivad siis nii-öelda, nagu meil käib siin külas jäätisauto, siis nemad saavad pakkuda lilleautoteenust ja käia niimoodi külast külasse lilli pakkumas. Et ma siin maakonnas kahjuks pole sellist autot näinud.
aga ma jätan siis natukeseks teid veel seda lilleilu nautima muusikasaatel ja siis lõpus näitan siis, mis ma siis endale ka ostsin koju. Nii, siin on nüüd veel üks mul projekt vaja ära teha. See on see kasvulava, kus mul siis see salat väga edukalt kasvas ja kus ma ikkagi väga palju sain omale toiduks kasutada. Aga nüüd see spinat ja see valge spinat ja punane spinat on juba natukene hakkab õitsema minema ja lehti enam väga ei tule ja seal ääres on rukola veel, mis on väga ilus, mille ma võtan ka täiesti maha. Et saada nüüd seda ruumi tühjaks ja panna siia melonid. Sest ma mõtlesin, et alguses võiks melon olla siin natukene kasti sees. Siin on ikkagi natukene soojem ja parem seda temperatuuri säilitada. Melonile ikkagi meeldib soe. Ja ma kasvuhoonesse ei taha teda veel panna, sest mul on liiga palju muid taimi, mida sinna panna. Siis kasvulava on ju ideaalne kasvukoht. Ja kuna ta on mul kuuri taga, siis tema kohal on täpselt vihmaverenn ja ka sellised vihmaverenni nagu hoidjad, mille külge mul hea nagu siis siduda. Et ma otsusin, et ma panen nad siia ja saan neid siis lasta natukene nagu ronida. Panen neile siia mingid toed, mille külge nad saavad ennast venitada. Ja kui melonid lähevad natukene suureks juba, siis ma saan panna neile mingi koti või mingi muu toe, et nad katki ei lähe või maha ei kuku või mis iganes, et neil oleks tugev tunne. Ja ma olen näinud küll nagu erinevates videotes, kuidas pannakse nagu sellised võrkkotid või võrkkiiget neile, et nad varre küljest lahti ei kuku, sest on ikkagi ju ronitaim, aga ma ei usu, et ta siin minul siin väga suureks lähevadki need melonid. Siia ma panen natukene kuivanud kanasõnnikut, segan ilusti läbi, et oleks natukene rammu ka neil. Jätsin ka nagu ekstra natukene neid salatilehti siia sisse, et kõdunevad siia huumuseks. Ja alguses mõtlesin, et ma ei võta neid ühtegi välja, et lihtsalt kaevan läbi, aga mõtlesin, et ikkagi nii on ilusam. Lihtsalt need salatilehed lähevad mul siis sinna suurde komposti hunnikusse. Ja need meloniseemned ma sain siin kohaliku naisterahva käest, kes on kogunud siis niimoodi pärandseemet ja see on siis üks pärandseeme, aga ma ei mäleta, mis selle pärandsordi seeme, mis selle nimi oli, kas tal oli ka nimi. Ma sain paki sees oli neid väga palju ja ma proovin siis alguseks 4 tükki panna ja nad kõik tulid üles ilusti ja vaatame siis. Väidetavalt on see väga hea maitsev selline kollane piklik vili tuleb ja proovime. Melonid maitsevad mul lastele ka, nii et ma arvan, et 4 taimest esialgu on piisav ja kui vaatab, kui jääbki hiljem kasvuhoonesse natuke ruumi, siis paneme juurde. Siin ongi mu kasvuhoone, ma ei taha seda veel nagu suuremalt näidata, sest mul valmib nagu üks pikem video ka selle ehitusest ja üldse sellest kasvuhoone teemast minul. Siis
kuna ma täna ostsin siia just natukene mulda juurde peale, siis ma kasutan juhust ja ma istutan siis need amplid ära, mida ma sealt mõisa lillest ostsin. Mõtlesin, et ma teen omale siis sellise amplihoid ja ma loodan, et äkki siis ka lähivideotes on seda näha, et ma sellest puidujäägist, mis mul siin kasvuhoone ehitusest on järgi jäänud, ma saan teha just sellise nagu lille aluse ja kuhu panen ka posti, mille külge panen siis amplikonksud ja siis panen selle kuskile hoovi peale. Et siis saab sinna alla panna suvelilli ja siis peale jäävad siis amplikonksud amplitega. Aga ma olen riputanud ka siin puude külge neid ampleid ja mul on ka garaaži küljes konksud, nii et ja siis aiakuuri selle istutuslaua küljes, nii et kohti, kuhu panna on küll. Aga minu arvates ongi nii äge panna, teha just ise mingid sellised valikud amplitesse. Ma tean, seal mõisa lilles oli ka meeletu valik valmisampleid. See esimene tuli nagu raudürdist. Need olid nii ilusad kirjud, sellised valge lilla ja valge helesinisega. Ja nad on natukene selline poolrippuv vorm, et ta ikkagi hakkab üle ääre ajama ja ma panen siia amplisse ka natukene kanasõnnikut, nii et oleks veel rammu ja kastan siis hiljem siis veel, kui nad on juba juurdunud selle spetsiaalse lilleväetisega, et õisi rohkem saada. Ja teise amplisse ma panen siis lobeelia. See mulle väga meeldib, ta on selline hästi lollikindel. Ta ei lähe vihma käes koledaks ja ta on nagu suhteliselt pikalt õitseb ja ta on ka hästi ilusa õiega, nii et see on nagu lill, mis minu arvates on väga-väga tänuväärne ja väga ilus. Neid on ka nii palju erinevaid värve. Ma seekord katsetasin sellise ka kirju versiooniga. Ja kolmandasse amplisse siis ausalt, ma selle lille nime nüüd ei mäleta, ma jäin seda mõtlema enne, aga mul ei tule meelde. Ja neid oli ka erinevaid värvi ja nad on juba siin suht pikaks läinud, nii et neil on tugi pandud, aga ma arvan, et ta ikkagi siin potis lõpuks hakkab niimoodi kukkuma ilusti. Alguses ta võib-olla näeb välja natuke niimoodi harali ja natukene kohmakas, aga ma arvan, et ta kosudes ja kasvades suuremaks hakkab siin ilusti kukkudes niimoodi üle ääre kukkuma ja jääb hoidma nagu ilus. Ja see kõrval ma panin sellise rohelise, millel minu arvates õis ei tulegi. Ja jälle ma nime ei mäleta. Kui keegi teab, siis võib mulle kommentaari panna, sest ma tõesti unustan nii tihti need lillenimed ära. Peaks kohe nagu nime, kahjuks poti küljes ei olnud, aga ma peaks kohe nagu nime kirja panema, et siis ma nagu hiljem saan ka nagu märkmeid teha selle kohta ja vaadata, et kas töötas minu aias hästi, et saaks järgmine aasta jälle osta või istutada või isegi külvata. Ja siia nagu peendrakasti otsa ma panen siis need maitsetaimed, mis ma ostsin. Õigemini tegelikult ma need sain kingiks. Sest ma sõbrannaga koos käisime ja siis ta kinkis mulle. Aga need on siis 2 potti maitsetaimi. Selles on siis sidrunmeliss. Siin on ilus salveioks ja siis ka roosmariin. Ja tema ütles, et tema paneb omal need nii nagu on suuremasse potti, aga mina nagu tahaks ikkagi lahti arutada. See taim üksi tahab veel suureks minna ja siis tal jääb ikkagi see kitsaks siin ja ma kardan, et ta ei saa piisavalt toitaineid. Ja selles segus on siis ka lisaks pune selle sidrunmelissi asemel. Et mina nad ikkagi arutan lahti ja nad tulid väga ilusti lahti, nad ei olnud nii nagu segamini ja lihtsalt murdas tuli nagu pooleks. Ja panen nad siis natukene eraldi, et ma tahan saada ikkagi ilusaid suuri taimi ja ma loodan, ma ei tea, kas kellelgi on kogemusi, et see roosmariin ikkagi elab kasvuhoones talve üle, kui ma ta talvele kinni katan. Ma olen siiani nagu peenrasse küll istutanud roosmariini, aga talveks alati välja kaevanud. Aga tahaks proovida, et kui kasvuhoones panen talle mingi katted peale, et äkki elab talve üle, ma ei tea. Siin lõunaosa riikides on soojemad talved äkki, et äkki siin õnnestub. Kuigi mul on need maitsetaimed ka olemas, maitsetaime peenras õues, siis
ma arvan, et on hea mõte panna ka need kasvuhoonesse, nad on sellised eeterlike õlidega, äkki peletavad ka kahjureid või ja on ka lihtsalt ilusad. Ja ka sellised maasikad ma sain kingituseks, selle sort on Sonata ja need on pandud siia Frigo taimedest. Ja siin juba varsti saab marju. Ma mõtlesin, et ma panen need ka kasvuhoonesse. Veel üks kingitus on mul vaja näidata teile, see on lihtsalt uskumatult ilus lill. Ma ei ole varem sellist lille näinud. See on mandevill. See on vist mingi uus hitt Eestimaal, sest tuleb välja, et nüüd päris paljudel juba see on. Ta on väga-väga ilus, selline nagu trompetilaadne. Seda pidi olema ka tumepunast. Ja seda võimalik ka Eesti tingimustes siis õues kasvatada suvel ja võimalik teda ka niimoodi kasvatada, et talve üle elaksin. Et siis tuleb ta muidugi suvel välja kaevata ja siseruumidesse panna. Aga ta on selline vääntaim või selline nagu kõrgustesse läheb. Ja siin ootavad veel minu paklasaanid ja paprikad istutamist, aga ma loodan, et siis sellest juba järgmises videos.